Tere kallid vaatajad, mina olen Tim Plus ja see on teie lemmiksaade Elektritool. Nagu ikka siin saates ei ole ühtegi mugavat küsimust, ainult piinad ja pisarad. Täna meil on külas tõeline superstaar. Ta on saatejuht, ta on raadiohääl, ta on isa, ta on naabrist parem, ta on Alari ja ta on Kivisaar ja ta on juba siin. Tere tulemast! Ja me alustame kohe, me ei hakka aega raiskama. Kuhu ma olen sattunud? Elektritooli ikka. Okay. Mis on väga mugav, kus juures on ju. Kus need juhtmed jooksevad? Et meil on väga lihtsad reeglid. 11 küsimust. Kõik on siin laua peal. Kõige odavam on 5 eurot ja neid on 4 tükki. Ja kõige kallim on 50 eurot. Kui sa vastad küsimusele, siis raha läheb võidufondi. Kui sa ei vasta ja sa ei pea vastama. Kui sa ei taha või mingi asi tundub liiga pinlik või mis iganes, siis see lihtsalt põleb ära. Ja me unustame sellest. Ühesõnaga, summa ei sõltu minust, vaid sinust. No pigem sinust, kui sa vastad. Ei, sõltub küsimusest, jah. Ja kuhu me annetame seda raha? Ma arvan, et annetame sellele organisatsioonile, kus raha eest saab inimestele elu kinkida. Ehk siis vana hea kingitud elu. Sobib? Ja, ma arvan, et see mulle nagu sobib ja on nagu, ma usun, et sellest on abi konkreetselt kohe mingile inimesel. Otsustatud. Nii, aga alustame. Kust me alustame? Alustame siit kohe minu eest ja võtame siit ühe ära. Nii, 10. Mõni aeg tagasi survestasid sa eetrist Laura Põldvääret tunnistama, et ta on piloodist kallimast lahku läinud. Kuulda oli, et ta tegelikult ei tahtnud seda teemat üldse kommenteerida, aga sa surusid küsimustega edasi. Küsimus, kas see tuli pigem ülemuste soovist midagi mahlast kätte saada või sinu enda kõmujanust? Ei ühtega teist. Nii. Ei, ülemused üldiselt ei survesta mind midagi küsima või nemad ei taha midagi kätte saada, nemad ei tea üldse, mida sealt kätte on saada. Ja ülemused neil pole ka õrna aimugi, mida ma üldse küsin. Ja kõige lahedam on see, et ka minul endal pole õrna aimugi, mida ma küsima hakkan. Mul ei ole küsimusi ette mõeldud. Ja eks mul on ikka ju midagi silma jäänud meediast ja ringkondades sahistatakse ja ta eelmine kord, kui ta meil külas käis, siis ta just rääkis, kuidas tal on nüüd uhke äge piloot ja tal on kõik hästi. Ja vahepeal oli kuulda, et piloot lendas ära. Ja siis ma niimoodi tagasi küsisingi, et kuidas olukord selle piloodiga on. Ja kuna ikkagi Laurat nagu tunnen juba Iidamast, Aadamast ja ma tean, et tal ei ole tegelikult eriti probleeme rääkida mingitel sellistel teemadel. Ta ei solvu. Isiklikel teemadel. Ta ei solvu, ta on tore ja kui... No ta ei ole selline, kes paneb käed risti rinnal. Ma erarollise asju ei räägi, ma tahan ainult uuest laulust rääkida. Et need reeglina ei pääsegi hommikurammist. Ja ega ma jõuga midagi ka kellegilt välja ei pressi. Kui ma näen, et ta ei taha, siis ma ei hakka nagu sikutama. Et mingi piir on ikka olemas, on ju. Aga kui ma näen, ma tean, et tal ei ole nagu väga probleemi ja ta tuleb ka naljadega kaasa, eks me neid teemasid käsitleme ikkagi nagu niimoodi pool naljavõtmes ja siin ei... Ja on kuum teema nii, on ju. No oli, pärast seda oli kuum teema, jah. Oli. Nii, aga olegi me olemas. Lihtne. Jehu. Järgmine. Võtame siit ühe viieka. Võtame. Intervjuus Naiste Lehele 14 aastat tagasi tunnistasid, et tahtsid lapsena saada Brežneviks. Kui nüüd tagasi vaatad, siis kui hästi see plaan sinu hinnangul õnnestus? See oli naljakas. See oli naljakas küsimus.
mul oli ka väga kindel nagu noh, sellel soovil oli kindel põhjus. Kust see tuli? See oli kindel põhjus. Ja see põhjus tuligi sellel ajal, kui Brežnev oli nii-öelda võimu juures. Siis ma olin ikkagi nagu siuke väike poiss, aga mitte nii väike, et ma ei mäletaks seda. Ja siis ma mäletan, et minu üks suur lemmikuid nii-öelda kuidas ma ütlen, mulle tohutult maitses ploomi-kompoti vedelik. Okay. Aga seda ma ei võinud nagu ju sealt ära juua. Ema sai aru, et ploomid jäid nagu kuivale. Siis ma nagu lahjendasin seda veega nii kaua, kuni kannatas, et ta nagu visuaalselt võib-olla pettis ära, aga ühel hetkel ma enam jäin vahele. Ja siis ma nagu mõtlesin, et kui ma oleks nagu nii kõva vend, kui ma oleks nagu Brežnev, põhimõtteliselt nagu lõpuboss, ma arvan, et siis ma võiksin seda vedelikku juua nii palju, kui ma tahan. Ja keegi ei saa mulle öelda, et ma ei tohi ja nad tassivad seda ette mulle nii palju, kui ma seda jõuan nagu vahegi sisse endale kallata. Ja ma ei tea, see on naljakas, aga see on tõsi. Ja siis mul selline soov nagu oli. Aga ma arvan, et päris Brežnevit must ei saanud, aga ma usun, et kui ma tahaks, ma enam ei taha, aga kui ma tahaks, ma võiksin seda ploomi-kompoti vedelikku tõesti juua nii palju, kui ma tahan. See ikka õnnestus ikkagi. Väga olemas 5 eurot. Meil on 15 juba olemas. Nii. Võtame sealt. Okei, jah. Tahtsid seda? Ma mõtlesin, võtame selle. Nii palju siin. Võtame, jah. Sinu elus on hetkel hobid aukohal. Hakkasid taas käima crosskardi trennis, blogi pidama ja naasid ka DJ-pulti taha. Kas sul on korralik keskea kriis ja kas me saame kuidagi aidata? Ma arvasin, et mul on keskea kriis juba läbi, aga tundub, et ta alles hakkab. Crosskardiga ma ei hakanud taaskord tegelema. See on uus asi? Täiesti uus asi. No vot. Täiesti juhuslikult. Kust see tuli? No oli üks paha inimene, kes ütles, et ei tule, tead, see on äge, vinge värk, tead, et ma ise ka sõidan ja ma nagu kuidagi alguses mõtlesin, et ei no jaa, lahe värk küll, aga see on ikka nagu niisugune päris asi, et see ei ole mingi naljanumber, et see kart kiirendab 2 sekundiga 100-ni, see on õulloom ja see on nagu päris sport. Aga kuidagi siis tuli üks teine mees ja midagi seletas mulle ja juba ma istusin seal autos ja juba ta läks ja juba on esimene karikas kodus ja hakkas meeldima? No lahe on muidugi, jah. Ma ei tea, kui kaua see meeldib, hetkel veel meeldib. Ootamas on ees juba uus võistlus Kehalas. Et lähen teen veel ühe trenni. Ei oska veel käikegi sisse panna, aga õnneks minu nagu selles kategoorias lauluväljakul oli see sõit. Ma siis osalesin nagu seeniorite kategoorias ja sain sealt pronksmedali, sest et 3 osalejat oli minu kategoorias. See suhtes läks nagu hästi. 5 olemas. Jälle naksti. Jäi. Järgmine. Nii, võtame sealt sinu eest selle 10. 10. Sinu tütar kirjeldas elu sinuga ühe kattuse all nii. Ta on täiesti oma maailmas. Ta nagu ei elaks isegi meiega. Ta on 24/7 oma toas ja vaatab mingeid filme või ma ei tea, mis ta veel seal teeb. Kas sinu pere ja lapsed väsitavad sind ära? Kuidas sina kirjeldaks elu nendega? Elu nendega on tõesti väsitav. Esiteks, kas see vastab tõele? No see on nüüd natukene kuidagi ehk pisut üle pingutatud, kuna ta ise ütleb ka, et ta ei tea täpselt, mis ma seal teen. Mis sa seal teed? Ma teen tööd seal. Ja muidugi vahest ma vaatan ka mõnda filmi või mingisugust sükst sarja, sest et see on minu sükene man cave on mul üks süke väike nurgake, kus ma siis saan tegeleda oma asjadega. Aga kui ma just ei tegele logistikaga, mis on minu põhitöö, kogu aeg kedagi viia, tuua, käia, organiseerida, järgi minna, ära viia, hullumaja puhvet põhimõtteliselt. Ja seal ma siis vaikselt nokitsen. Mul oleks oma tütare kohta endalgi nii mõndagi lisada siin praegu sellele vastu, aga ma jätan selle nagu ütlevata. Aga muidugi lapsed väsitavad. Ma hästi tihti kuulen neid jutte,
kõik see jutt, et lapsed on need eluõied ja kuidas nad annavad nii tohutult energiat. Minu arust nad nagu võtavad sul viimase energia ära, sest nendega on ju vaja kogu aeg ju tegeleda. No. Ega see ei ole mingi, kui nad on väiksemad, siis on nendega rohkem vaeva ja vähem muret ja mida suuremaks nad kasvavad, seda vähem on vaeva, aga seda rohkem on muret. Nii et ega nendega lihtne ei ole loomulikult. Aga see on nagu okei, jah. Teinekord on ka naistega samamoodi, vaata, et nagu selle naisega koos nagu ei saa, aga ilma ka nagu ei saa. Et see on nagu mingisugune kuskil kõrgemalt poolt on määratud sulle see rist kandmiseks ja siis sa pead seda kandma. Vahet ei ole. Aga mingil määral on jah, see päris humoorikas mõttes on see mõnes mõttes õige, mis ta ütles. 10. 10. Läks. Järgmine. Nii. Võtame selle 15 vahestuseks. 3 aastat tagasi ütlesid sa intervjuus Õhtulehele, et vanusega muutuvad prioriteedid ning aeg muutab aina väärtuslikumaks. Sa ütlesid, igasuguseid asju on, mida veel teha tahaks ja mida ei tahaks. Neid näiteid ma tuua ei taha, need on liiga isiklikult. Kas nüüd oleksid heategevuse nimel valmis vähemalt mõne neist soovidest või hirmudest siiski paljastama? Kui sa mäletad, millest sa püüan meenutada, et mida ma silmas pidasin. Aga aeg muutub loomulikult väärtuslikumaks ja prioriteedid ka muutuvad. No ja sa ei taha jah nagu, vaata, seal on seal ei olegi nii palju mingid konkreetseid asju, mida ma nagu teha tahaks. Ja ma võin öelda, ma tahaks Tokyosse minna, on minu mingeid unistusi teha seal üks väike fotoreis, mina ja kaamera, Tokyo. Ju üksi näiteks. Noh, on mingi selline unistus. Ja noh, võib-olla mis iganes, aga ma mäletan, kas see oli, ma arvan, et see oli siis, kui ma sain äkki 45 või 50, seal kuskil kandis. Ühel hetkel sa nagu tabad ennast mõttelt, et opa, et vähem on jäänud, kui on oldud. Ja siis sa mõtled selle peale, et see, mis oldud on, see on ka kuidagi nagu tšikstiil läinud. Ja siis su ajus hakkab natukene see mõte nagu keerlema. See ei ole mingi siuke paanika. Appi, ma suren kohe ära. See on hirmutav mõte. Aga ei, ta ei ole nagu hirmutav, aga ta on nagu võib-olla natuke distsiplineeriv või selline, et sa nagu võib-olla tõesti natukene mõtted oma valikuid rohkem läbi, mille peale sa oma alles jäänud üsna vähest aega nagu kulutad ja teinekord sa mõtled mõne asja peale, et kas on mõtet oma väärtuslikku aega kulutada ja tulla siia elektritoolile, istuda siin jahedas ruumis ja vastata mingitele kahtlastele küsimustele. Ja pärast siis oled 10 aasta pärast oled sa jälle siin ja öeldakse, vot 10 aastat tagasi sa elektritoolis jätsid sellele küsimusele vastamata. Kas sa nüüd oled nõus sellele vastama? No. Aga oota, sel hetkel, kui sa mõte tuleb, on ju, kust sa leiad siis motivatsiooni ja energiat nagu edasi liikuda. Ega alati ei olegi seda motivatsiooni ja alati ei olegi seda energiat ja vahest tekibki tunne, et lööks käega. Ei viitsigi edasi liikuda. Igasuguseid meeleolusid on. Aga tuleb nende meeleolude vahel siis kuidagi hakkama saada. Aga see ei ole mingi siuke üleüldine mingi masendus ja mingi, et istun siin ja ootan surma. Aga kas sul on kunagi olnud mingisugune depressioon? On ikka olnud. Jah, on ikka olnud. Ja korra isegi päris korralik. Aga kuidas välja astuda? No, eks tuleb astuda, jah. Tuleb astuda. Kõik on ju peas kinni lõpuks. Aga jah, seda aega, noh, ma ei käi kogu aeg ja arvuta mingi tunde ja minuteid. Ei, muidugi. Aga aeg-ajalt oleks nagu hea mõelda selle peale. Ta kogu aeg nagu ei tiksu. Et ma nüüd kogu aeg nagu mõtlen selle peale ja ma kogu aeg liigun nüüd kui mingid ajatabelit, et üritan mingid kõik olulised asjad siin ära mahutada veel. Aga aeg-ajalt see tuleb meelde. Ma ostsin endale 2 aastat tagasi uued mäesuusad ja siis
ma tabasin ennast jälle mõttelt. Okei, ilmselt ostsin oma elu viimased mäesuusad. No, aga ma pigem nagu suhtun sellesse väikse huumoriga nendesse tõsistesse teemadesse. Ma ka tihtipeale raadios räägin, teinekord ka mingitel surmateemadel või teinekord tänagi tulin siia, sekretär ütles head aega, ma ütlesin jumalaga. Mulle natuke nagu meeldib sellel nagu musta huumorit teha. Aga siis ma ütlesin, et tegelikult ka, et mäesuusad, need kestavad, sa võid nendega 10 aastat, eks ole, mäest alla lasta liugu, eks ole. Ma ei mõtle sellega, et ma 10 aasta pärast suren ära, aga 10 aasta pärast võib-olla ma pole enam päris sellises vormis enam, et sealt alla nagu alla liuelda. Et niimoodi nagu natukene isegi nagu naljakas selline mäng käib. Osta teile midagi, mis, nüüd ma ostsin oma elu viimased mingi sükse asja. Aga ma ei mõtle selle peale nagu masendusega. Pigem on see nagu selline natuke nagu võib-olla mäng, võib-olla just, et mitte lasta endal. See on hea strateegia, mulle või elu viimased suusad, midagi pole enam jäänud. Mulle nagu mõnes mõttes teeb see nagu nalja ja teises mõttes on ka, selle peale enam raha ei kulu. See on nüüd ostetud. Oota, aga mida siis tahaks veel elus nagu jõuda ja kogeda? On mingid nagu kindlad asjad? Tead, ei ole mingid sellist nagu, ma ütlen, mingid sellised tegelikult nagu suhteliselt tavapärased unistused, nagu ma selle Tokyo tõin näituseks või vaatan jooksvalt. Vaatame jooksvalt. Hetkel on mul üks selline asi tegelikult nagu ette võetud. Ja ma ei olnud päris kindel, kas see on hea mõte. Aga ma olen selle peale mõelnud päris pikalt. Mis see on siis? Päris pikalt olen vaadanud seda ja mõelnud ja et see võib olla jumala äge. Ja siis mõtlesin ka, et aga ikkagi vanust nagu juba on, et äkki see ei ole midagi mulle. Ja siis kui ma nägin, et üks minu vana tuttav, kes on minust veel nagu kõvasti vanem, peaaegu 10 aastat, vaatasin, et temal on see ja ostis endale just uue. Siis mõtlesin, what the fuck? Ma peaks ka sellega hakkama saama. See on muidugi osad inimeste jaoks väga hirmutav transpordivahend. Aga ma panin just oma ägeda tõuksi müüki ja vahetan selle sellise liikumisvahendi vastu, mis koosneb ka ainult ühest rattast. Miks? Ehk siis üks ratas. Miks? Sest see tundub äge. Päriselt ka? Jah, ma olen paar korda juba proovinud. Väga õudne. Aga kui ma vaatan, kuidas nad nagu liuglevad nagu muu seas käed taskus sellega, siis ma mõtlen, et huvitav, Why not? Aga ma ootan siis TikTokis seda videot. Ma usun, et see video tuleb. Palun. Eile sain just arve, pean ära maksma. Et see on praktiliselt tehtud. Meil on 15 olemas. Järgmine. Võtame selle 10. Nii. Sul on Viimsis ümberringi päris värvikad ja tuntud naambrid. Nende seas ka Siim Kallas. Mis on kõige huvitavam, kummalisem või naljakam asi, mida oled oma naabruskonnas pealt näinud või kogemata pealt kuulnud? Ma ei saa sellest rääkida. See jääb meie vahel. Ei, ma saan aru, see jääb väga meie vahel. Ma loodan, et ta ei solvu. Aga oli üks just Siim Kallasega seotud, kuigi me just paar päeva tagasi rääkisime. Ta on väga tark mees ja ajab väga asjalikku ja tarka, mõistlikku ja õiget juttu. Ja eks me nüüd perekonniti kohutavalt palju läbi ei käi, kuigi meil algusaegad oli rohkem selliseid kordi. Istusime nende juures ja tulid veel mõned naabrid ja nüüd on see kuidagi nagu ära vajunud, et meil on üks traditsioon on nagu kindel. Et kui on aastavahetuseks. Uus aasta saabub, hurraa, rastakse rakette, siis me tuleme kõik naabritega välja, kes just sattuvad selle all kodus olema ja siis vuntside juures, nagu me seda nimetame. Kui keegi ei ütle Siim, ikka ta on vunts meie jaoks. Telefonis kanda mul vuntsi nime all. Et siis vunts tuleb alati välja oma väikse lauakese ja hõõgveiniga.
ja siis toimub seal alati selline väikene, selline võib-olla veerandtunnine, pooletunnine väike happening, kus me lööme kokku ja soovime head uut aastat. Aga sellel aastal oli selline huvitav lugu, et ma jäin ka nagu kuidagi hilja peale ja selle majast nagu välja tulemisega, siis vahepeal aknast vaatasin huvitav, kedagi teist ka nagu ei tule. Ja siis vaatasin, et mis siis vuntsi ajas ka toimub, vaatasin seal ikka mingi liikumine on ja kuidagi mul läks nagu aega sellega ja lõpuks, kui ma nagu välja sain, oli plats puhas. Siis ma läksin, kõndisin sinna Siimu sinna maja juurde, siis ma nägin sellest nagu esiku aknast, et nad toimetavad ja võtavad juba riided seljast ära ja see väike lauak oli juba kokku pakid. Siis ma läksin ukse peale ja ütlesin, kuulge küll, nii lihtsalt see küll ei lähe. Tooge oma kraam välja tagasi, et traditsiooni ei tohi murda. Ja kõige naljakam asi, mis oli mäletan, kunagi oli mingisugune, kuna meil on nagu ühine aed selline ja mingi asi oli, midagi oli selle trimmerdamisega, ma ei tea miks või mis seal oli, et seal Kallase pool toimus mingi trimmerdamine mul ja ma ei mäleta, kuidas see juhtus, aga ühel hetkel juhtus see, et vunts oli juba minu aias ja siis trimmerdas seal minu aias mingit aia äärt ka. Ma ei tea, mis mingil tingimusel. Et oli seal kummikud oli jalas, tunked seilas, trimmer oli käes ja trimmerdas nagu minu aeda. Siis mõtlesin, et praegu võiks teha pildi, saata mõnele ajakirjandusväljaandele ja panna pealkirjaks. Kas 10 milli otsas? Miks sa seda ei teinud? Ei, no kuulge. Et ma tean, et see teema on neile nagu valus ja inimesed ei saa ju naljast aru. Ja kuigi nemad on tegelikult lahedad, nad saavad nagu naljast aru. Aga ma ei oleks muidugi kunagi seda teinud. Sellisel moel. Aga lihtsalt ma kujutasin endale ette, et see oleks nagu eriti selline kõva meem, korralik meem. Neil 10 olemas. Mitte küll miljonit, aga nii. Nii, võtame viiekad ära. Jah. Eelmisel suvel lõikasid arstid su kurgunibu väiksemaks. Kas see on probleemi lahendatud? Kuidas sul tervisega praegu lood on? Halvasti, see kurat ei lahendanud mingit probleemi. Nii. Mina ei tea, Ikka ma tunnen teda kurgus, Ma tunnen teda kogu aeg. Okei. Aga mis arstid ütlevad? No ütlevad, arst ütles mulle, see operatsioon oli, ma ei tea, ei olnud rõve, magasin, eks ole, aga pärast oli ikka väga paha olla. Ta on ju mingisugused, ma ei tea, mis opioide peab neelama, et seda valu nagu ära võtta. Ja sa ei saa midagi süüa ja juua ja see oli mingi tohutu piin, aga ma mõtlesin, et see on ka rõve piin, kui sa kogu aeg tunned seda nagu kurgunibu. Füüsiliselt on nagu vastu mingit seda, mis iganes seal on. Ja algus oli veel hullem kuidagi. Pärast opti? Jah, sest seal olid veel selle kurgunibu sees mingid õmblused ja sellised karedad ja tundsid neid eriti vastikult. Ma mõtlesin ka, et okei, ma elan selle üles, ma saan sellest jamast lahti. Ei saanud, ikka sama jamana. Ja vist ei saagi eriti midagi teha. Ta ütles, et ma ei saa seda enam väiksemaks opereerida, et sellepärast, et siis, kui sa hakkad järgmine kord limonaadi jood, siis tuleb see ninast välja. Mingi värk on sellega. Ja siis arst mulle veel ütles ka, et ma olen aeg-ajalt ma ikka kahetsen, et ma nagu selle eriala valisin, et on nagu selle eriala juures on mingid hetki, kus sa ei saa nagu aidata. Ja nüüd ma pean siis sellega elama. No see on ilmselt ka norskamisest ja seal on midagi lõppunud ja mingid 100 asja ja mul tehti mingit, ma ei tea, mis uuringuid ja värke, aga nüüd ta siis on nagu on. Ma nagu, inimene harjub ära nagu kõigega ja ma nagu enamus aega ei pane seda nagu tähele ja nüüd ma panen, kuna sa teed teema üles. Aga see oli nõme jah, et sellega on, ta ütles ka, et võiks proovida seal magada mingite kapedega, et see oskame vähem ja võib olla siis kunagi midagi. Aga ei mingid garantiid on ju ka. Aga ei ole jah, et see on siukene nõme lugu. Jah, olemas. 5 eurot. Järgmine. Meil on 4 küsimust jäänud. No nii. 20, 55, 15. Võtame selle 5, hakkame nüüd minema ülespoole. 10 aastat tagasi. Ilmus... Ma olen ikka vana ametlikult siin saates.
ilmus artikkel pealkirjaga Alari Kivisaar ei saa tuntuse pärast enam õllesummerile minna. Kuidas on see olukord aastatega muutunud? Kas tänavu oled kohal? Ei. See vastab tegelikult tõele. Ega ma õllesummer ju kadus üldse vahepeal täitsa ära. Jaa, aga nüüd nagu on tagasi. Ei, ma jah ei ole mingi õllesummeri huviline. Ega me ei käinud seal, me käisime ka seal põhiliselt nagu šašlõkki söömas. Sest õlut ma ei joo, pole kunagi joonudki. Ja tõsi ta on jah, vaata sa õllesummeril on palju rahvast. Seda voorib kokku üle kogu vabariigi. Kõik on seal, ütleme, pisut napsused. Siis nad on mingis meeleolus, siis nad on hästi julged ja seda Kivisaar, tule siia, võta, tead ja kõik siuke et seda oli nagu lõpuks nagu nii palju, et keegi ei tahtnud minuga koos tulla sinna. Ja mina ise ka seal ei olnud mingi suurem. Kas nad tahavad nagu suhelda või pilte teha? Või pilti teha või juttu rääkida või selles mõttes ma ei ütle nagu nende inimeste kohta midagi halvasti. Ei, muidugi. Et see on nagu väga tore, kui tullakse ja ma olen alati valmis pilti tegema või mis iganes ja ei ole küsimust. Aga kuna neid oli nii palju, ma sain astuda paar sammu, juba oli suhelda vaja kellegiga ja said paar sammu jälle, eks ole. Ja lõpuks see muutus lihtsalt tüütuks. Et ma mõtlesin, et ei, see pole päris see koht, kus nagu käia. Tol ajal vist olid mul ka teles mingid, olin ka vist aktiivsem. Mul oli teles vahepeal isegi selline seis, et mul oli nädalas 3 erinevat saadet oli. See tele nagu tohutult mõjub. Et kui mul pikka aega ühtki telesaadet pole olnud, siis on rahulik. Nüüd meil oli naabrist parem, eks ole, just. Aga siin mul ei olnud päris mitu aastat. Ja kui sa kõnnid nagu ringi linna peal ja ütleme, lähed näiteks toidupoodi, siis sa nagu kuidagi tunnetad, et kuidagi on nagu sa tunnetad ära, et kuidagi see tähelepanu on tõusnud, siis ma saan aru, ilmselt on mingi kordussaade telesse pandud. Et see nagu kohe jälle nagu kuidagi mõjutab. Aga mis on olnud siis kõige ebameeldivam kogemus fänniga või? Oh my god, see oli ikka päris jõhker. Nii. See oli Stockmannis. Tead, ma julge rääkidagi sellest. Ja seal olid vist need hullud päevad või midagi. Ja ube oli rahvast seal all, toiduosakondade ees. Ja siis ma kõndisin seal ja järsku mingi suur mees, tohutud 2-meetrine, siuke hästi piroks, siuke. Kivisaar! Ta nagu karjus kogu üle selle kõik see rahvamass nagu korraks tardus, läks nagu aegluupi, kõik hakkasid vaatavad, mis juhtub. Ja ta tuli tohutu, siuke suur, ma ei tea, ta oli mingi naine ka kaasas, siis ta õikas teda veel, tule vaata, siin, mingi, olin nagu šokis täiesti, ta oli nagu, ta oli siuke üliemotsionaalne ja siis ta hakkas midagi seletama, tule vaata, siis ta helistas kellegile ja naine vist tal helistas parasjagu kellegi, siis ta võttis telefoni, ta ütles, et kuula nüüd, kes sinuga räägib, siis ta torkas telefoni mulle, siis ma pidin selle inimesega rääkima ja see mingi tohutu kisa ja kuule, sul on palju raha, anna mulle natuke raha. Ja mingi õudne kisa käis, eks ole. Ja ma olin nagu mingi, sain sealt kuidagi minema ja järgmine päev ma raadios muidugi rääkisin sellest, umbes samamoodi nagu ma praegu rääkisin. Praegu ma olin natuke tagasihoidlikum, sest et see oli hullem värk. Ja tead, mineve kirikusse pane küünal, läks paar päeva mööda, ma nägin seda tüüpi uuesti. See on mingi märk oli. Mingi tüüp uuesti, kes ütles, ma tapan su ära, kui sa minust veel räägid raadios mingid asja. Ei. Mingi läks täitsa nagu... Issand jumal. Ühesõnaga mingi selline, see on ikka elufänni moment. Jeez. Okei. Või ma juba neid detaile mäletas, ma vist kohtasin teda veel ka 3. kord. Nüüd ma pole teda õnneks enam kunagi näinud, aga ma ei tea, mis asi see oli. Pärast elektritooli võtab sinuga taas ühe. Ja. Nüüd jah. Aga kõige veidram... Aga ma ei saa, ma ei ütle, see pärast, et ta nii vihaseks selle peale läks muidugi, see oli muidugi nõme.
aga no see eelnev, see oli lihtsalt järjekordne, noh, tegelikult ta oli nagu tore. Et aga lihtsalt oli sihukene selline emotsiooniga mees oli, noh. Aga kõige veidram on see, et sa ei saa nagu hetkest ignoreerida ka. Sa ei saa midagi teha, kuidagi midagi nagu temaga kontakteeruma. Et see ei ole sulle see müügimees seal ostukeskuses, kes sa kõnnid mööda lehvitad ja ütled pikk ja pääsed kõikidest vestlustest. Et see oli hull lugu. 5 olemas. No nii, siis 15 tõstame siis panuseid. Sa oled väga pikalt abielus olnud. Kas olete olnud kunagi Hillega lahkumineku äärel? Mis on olnud kõige räigem tüli? No issand. Ma mõtlen selle tüli peale. Tead sellised nii öelda lahkumineku äärel. No, ütleme, et ei ole küll niimoodi, et üks juba pakib asju. Et päris nii pole küll olnud. Aga ma mõtlen, tüli. Ei, no ega mina väga ju ei tülitseb, tema tülitseb minuga. Ja tal ei ole palju vaja, noh. Mis on viimane siis olnud? Ma võin kõige, ma ei oska seda niimoodi välja tuua. Ma võin tuua välja ühe sükse hästi hea näite, mida ma olen ka kuskil rääkinud, mis väga hästi iseloomustab neid naisi. Ma ütlen, on ikka küll. Sihukesed on veel loodud siia. Kui laps oli väike. Vaata, ma ei tea, kas kõigil naistel, aga alati kõige olulisem on leida süüdlane. Ja kuna mina olen seal majas, siis olen see mina. Kes siis veel? Ja see on nii oluline leida süüdlane. Okay. Noh, mis juhtus, läks nagu läks, fine. Aga ennem see ei lõppe, kui keegi peab olema süüdi, siis sa saad sellele süüdlasele oma laksud sisse sõita, siis on sul hea olla, eks ole. Nagu sellest midagi muutuks. Ja siis oli olukord, toon näite, kuidas on võimalik süüdi jääda. Laps oli väike, selline alles oli hakanud ise kõndima. Ja ta ikkagi kõndis ringi juba paters, aga teda oli ikkagi vaja kogu aeg jälgida. Et ta kippus kogu aeg kukkuma. Et kui ta seal muru peal jooksis, siis teine asi, aga üldiselt, kui ta juba kuhugi läks, siis mul kogu aeg kästi tal, mitte ainult mina ei käinud tal järel, aga kes siis parasjagu käis, öeldi, hoia tal silmade all, vaata, et ta ei kuku. Jälgi. No ja sa jälgid, aga sa tead, see käib nii kiiresti teinekord, et sa ei jõua. No, siis, kus ma sain nahutada, kui ta vahest oma põlve mingi kriimuseks tegi või mis iganes tead. Ma ütlesin sulle, et jälgida. Ma jälgisin, aga ma ei ole robot. Ikka juhtub. Ja sest oli iga kord igavene häda, kui ta komistas või kukkus. Tulen mina üks päev töölt koju. Vaata, laps üleni verine. No okei, mitte üleni verine, aga ma ei tea, põlved katki või mis ta seal oli ja siis ma mõtlesin, revenge. Läksin sinna, ütlesin, mis see nüüd on, eks ole? Mis see on? Ta oli ikka kõvasti katki, mitte nagu mingi väike kriim. Mis see oli? Et nüüd näed, eks ole, kui keeruline on teda jälgida, et ikka ta ühel hetkel satub kukkuma. Kes süüdi jäi? Mina? Siis mulle öeldi, ma ütlesin sulle, ära osta talle neid jalanõusid, need on halvad. Nendega ei saa normaalselt käia, nendega kukubki laps. Millest sa mõtlesid? Ja ma olin juba nii valmis. Okei, lootusetu. Sa ju ei võita kunagi. Lihtsam olla süüdi. Vahet pole. Okei, aus. Vahet pole, jah. Väga olemas. Ma arvan küll, jah. On ju, 15. Siit ma vingersin välja kuidagi. Nii, võtame selle. Ma hakkan ise otsused. Ma saan aru, et ma ei tea, kas tavaliselt teatakse 50 viimaseks või võetakse esimesena, aga... Enne saada rääkisime, et Marju Karin vist oli ainuke, kes alustas selle. Mul oli ka selline mõte, aga ma mõtlesin, teeme klassikat. Nii. Sul on Viimsis maja,
ja praeguste kütuste hindadega sõidad igapäevaselt peene autoga Pärnu maanteele tööle ja tagasi koju. Kui palju sa teenid, et sellist elu elada? Tööle ja koju ma sõidan ilma rahata. Sest see peenauto on elektriauto. Okay. Ja kui sa seda laed õigetel tundidel, siis on laadimine tasuta või peaaegu tasuta. Ehk siis see on tegelikult tohutu kokkuhoid minu jaoks. Tohutu kokkuhoid. Ja majaga, kuna mul on maaküte, siis mul ei ole need arved reeglina väga metsikud. Jah, need talvekuudel, ma ütlen, ütleme, mingi 3 kuud tuleb üle elada. Siis on siin küll viimastel aastatel olnud natuke kosmilised. Aga muidu ei ole nad nagu nii väga hullud. Ma saan aru, et seda ei küsitud, mida ma praegu räägin. Ja. Ma natuke nagu võtan poliitikut ja slitti, et räägin pikalt laialt igast asjadest, et sa ise unustaks ära, mis sa küsisid. Ja nii ta läheb. Aga nii on ja, et saame hakkama. Ots-otsaga kokku. See ei ole vahet, palju sa teenid, ikka on ots-otsaga koos. Mis see peenauto on siis? Tesla. Okay. Jah. Aga need rahaasjad, me oleme, muidugi ma ei saa sulle öelda summat, aga ma olen nagu ka ise elu jooksul täheldanud, ma mäletan kuidagi hästi ammu. Vaat, ma ütlen praegu mingid suvalisi numbreid, ma ei tea, kroonides, mis iganes. Ütleme, sa saad 2000, mis sa mõtled, kurat, kui 5000 teeniks kuus. Täitsa lõpp, kus siis oleks elu, poleks ühtegi probleemi, raha jääks üle. Ühel hetkel juhtub see, et sa teenid 5000 euro kuus. Sama lugu. Midagi ei muutu. 10 teeniks. Opa. Siis elaks. Pole üldse mingit muret. Aga miks see on nii siis? Ja siis sa saad selle 10 näiteks. Niimoodi märkamatult. Ja märkamatult sa avastad ennast mõtlemast. Kurat, 20, siis oleks elu tehtud. Ja ma eeldan, et see, ma ei tea, kus kohas on see number tegelikult, kus need mured kaovad. Ma usun, et see number on kuskil olemas. Kui sa oled mingi Taylor Swift siis ilmselt. Jah, et kuskil on see number olemas, kus siis nagu need, ütleme, kogu olme ja kõik see elementaarne. Kindlasti on sul mingid, ma ei tea, sul on jahil läks mootor. See ei ole enam see mure, eks. Et ei ma nii palju ka teeni, et mul üldse mingit rahamuret ei oleks. On ikka. Okei. Aga enam-vähem olemas. Ikka on vähe. Ja ikka ei. Selles mõttes ma tean, et see on mingisugune müüt on loodud selle mingi selle palga ja tasu suhtes. Aga miks? Eks me oleme seda ise kultiveerinud seal läbi huumori prisma siin raadios, aga inimesed ei saa tihtipeale huumorist aru. See on nagu mul naine ükskord ütles, ma olin ühes seltskonnas, kus oli mingi hulk oli ka täitsa nagu võõrad inimesi, kellega me esimest korda koos olime. Siis ta ütles mulle, et kuule, ole hea, et ära tee neid oma nalju, et inimesed ei saa nendest aru. Nad ei saa aru, et sa teed nalja. Ja nii ongi. Ja ma omast arust teen ütlen midagi üliabsurdset. Toon ühe näite. Jälle oli mingi vestlus meil raadios eetris, eks ole, ja ma käisin seal mingi hambaarsti juures käisin ja siis mingi, ma ei mäleta, mis see case oli ja siis ma mõtlesin, et kuidas seal ja midagi oli ja mõtlesin, ma teen mingi räige nalja, et ei mis minul on midagi, ma olin jalaga ukse lahti, kas te ei tea, kes ma olen? Mõtlesin, et ei ole inimest, kes nagu arvad, et nagu päriselt niimoodi teeksid. Väga paljud arvasid. Ja siis sa teed seal oma neid üksi piiri peal nalju ja siis kõik arvad, et ma saan, ma ei tea, mingi 1 000 000 eurot kuus, et ei saa. Tahaks küll. Jah, ega ma vaesuse piiril päris ei ela, aga midagi müstilist ka ei ole. 50 euro. 50 euri. Kuule, kõik on praegu vastatud. Kui raadios peaks tulema suur koondamislaine ja sa peaksid täiesti külma kõhuga otsustama, millises järjekorras lendavad järgmised inimesed. Rain Kelgu, Siim Taba ja muidugi Maris Järva. Ja siin on ka teise küsimus, aga alustame sellest. Et kui ma peaksin kolleege hakkama vallandama. See on tegelikult väga lihtne. On või? Muidugi. Okei. Kõik korraga. Ei, kõik korraga ei lähe. Ma arvan, et esimesena saab Sulesappa Kelk. Sellepärast ega teda meil eriti polegi. Ta käib ainult 1 kord nädalas.
et see oleks nagu, ma mõtlen mitte isiklikul tasandil, vaid programmi mõttes, et kuidas programmi elus hoida. Ja teiseks, ma arvan, et Kelk ei käi ka raha pärast üldse. Okay. Et kui koondamiseks läheb, ta võib pärast ka ilma rahata võib-olla meil kõigid reportaaže teha. Okay. Teiseks, siin võiks muidugi nüüd nalja teha, et Marist ei olegi vaja nagu vallandada, ta läheb ise kohe minema. Kuna ta meil on sedapsi. Ja siin on nüüd loetud nädalad, millal ta nagu lahkub juba ise. Okay. Aga ja siis jääb alles Siim. Aga kui nüüd... Kui sa peaks valima ikkagi? Kui ma peaks valima, siis järgmisena läheks Siim. Okay. Sest et Siim on vähem olnud. Okay. Aga tegelikult on see, et saada head naissaatejuhti ükskõik kuhu. See list on ikka väga short. See on väga raske ja Maris on väga, selles mõttes väga eriline naine. Et ta on just see õige. Okay. Ta on just õige. Okay. Just see, mida vaja. Ja eks ma olen teda muidugi kõvasti dresseerinud ka nende pikkade aastate jooksul ja ta on ise öelnud, et ta vahest nagu ei tunne ise ka ennast ära ja tema pikaaegsed sõbrannad vaatavad ta tema niimoodi, et kuule, mis sinust saanud? Mis sinuga tehtud on seal hommikuruumis? Et see on ikka korralikult kuumad. Ma arvan, et läheks selles järjekorras. Okay, see sobib. Puhtalt praktiliselt kaalutletuna. Jah. Külma kõhuga on ju. Sest ega meil otseselt me saame juba hästi kõik läbi seal oma vahel, aga me ei ole nagu selles mõttes nagu klassikalises mõttes sõbrad. Et me nagu pärast tööd kuskil kellegi poole ei kohtu ja koos kuskil nagu ei käi või mingid asju ajad. Et ütleme, tööväliselt on ikkagi igaüks elab oma enda eraelu, oma enda sõpradega. Et me ei ole nagu selles mõttes mingi siuke punt. Siin on täpsustus veel. Kas te suhtlete Kinga saanud Kristjan Hirmoga veel ka sõpradena? Ei ole, nagu ma ütlesin, ega me ei ole olnud kunagi sõbrad, selles mõttes, et me oleme nagu sõbrad on. Teeme kõike koos. Et ei, mina ei suhtle, otseselt. Ja ega me väga ei suhtlenud ka siis, kui ta töötas meil raadios, raadioväliselt, kui siis ainult reeglina raadioteemad. Jah. Olemas. Kõik, 100% või? Tehtud. Halleluuja. Jehu. Noh, ei olnud nii hull. Peaasi, et vunts nüüd minu peale ei pahanda selle nalja pärast.